Päris osav põnn. Päris osav. Vikerkaar arvab, et ma olen päris osav. Mu väike poni, mu väike poni. Mu väike poni. Küll mõtlesin, mis sõprus olla võiks. Mu väike poni, kuni selle maagiat jagasite. Suur seiklus, lõbu ka. Kaunis süda, ustav ja hea. Lahke olemine lihtne on. Täiuslikuks maagia teeb. Mu väike poni. Te sõbrad kõik mul kõige paremad. Mu väike poni. Sõprus on maagiline. Ja korraga tõuseme õhku. Siis vaatab vikerkaaresööst minu poole. Päris osav põnn. Vau. Ta ütles päriselt nii. No ta põhimõtteliselt ütles, et ta tahab mind oma tiiva alla võtta, õpetada mulle kõike, mida ta teab ja hakata mu suureks õeks. No, ma kohe nüüd ei tea. See oli ju kena kompliment ja puha, aga ma tean. See kõik, mida ma ütlesin, võib ju juhtuda, eks? Kindlasti, absoluutselt. Ma lihtsalt pean leidma viisi, kuidas temaga aega veeta, et ta näeks rohkem mu imelisust. No, meie õunarüübiga läheme sel nädalavahetusel lõbusate koskade juurde matkama. Äkki saab suurõde vikerkaaresööstu kaasa kutsuda ja sina tuled ka? Päriselt? Ikka, ma tahan ka tulla. No muidugi, loomulikult võid tulla. Ma kutsun Harulduse ka. Haruldusele meeldib telkida. Ma põlgan telkimist. Kõik see loodus. Õunarüüp läheb küll oma väikese õega, aga noh, kui sa ei taha minuga aega veeta. No olgu. Loomulikult pean ma endale midagi sobivamat selga vaatama. Näete, ma ju ütlesin, et ta tahab tulla. Putukapeleti võtsid? Jah. Sul joogipudelid on? Jah. Paistab, et oleme valmis. Haruldusega sa midagi maha ei unustanud. No vaatame, kes viimasena naerab, kui te lausa peate oma ripsmeid koolutama ja mõistate korraga, et ripsme koolutajat ei olegi. Tundub, et oleme valmis. Nüüd. Aga vikerkaaresööst, kas vikerkaaresööst ei tulegi? Loomulikult tuleb suhkrutükk. Ta liitub meiega esimesel laagriplatsil. Olgu siis, hakkame astuma. Kas me oleme juba kohal? Viimased 1000 korda, mil sa seda küsisid, oli vastus ei. Seekord on tegelikult jaa. Näe, vikerkaaresööst on siin. Nii, 1004. Ole nüüd lahe. Tere, Tere, vikerkaaresööst! Kuidas läheb? Miks teil nii kaua läks? No, mõned meist võtsid tiba rohkem asju kaasa kui teised. See aeglustas meid veidi. Tundub, et jagad minuga telkimis. Kui see sulle sobib. Ikka, tingimusel, et sa ei norska. Sa ju ei norska, ega ju? Ei, mitte mingil juhul, mitte mina. Pole päevagi öödki norsanud. Siis me saame sinuga suurepäraselt läbi. See on mingi nali või? Esima koos Oleni kallis ja vaata, kas leiad voodi kõrvale vaasi värskeid lilli. Kuule, 1004, Oleni kallis ja vaata, kas leiad lõkke jaoks puid. Tegelikult ka. Kas leiad oksi tule tegemiseks? Loomulikult. Sättige ennast mugavalt sisse.
sest ma räägin teile parima loo, mis eales kuulnud olete. Kas see on korrast, kui haruldus sai tiivad, mis läksid katki ja sa päästsid ta lödiks kukkumisest? No olgu, see on ehk paremuselt teine lugu, mida kuulnud olete, aga ilmselt kõige hirmsam. Teile ju meeldivad hirmsad lood, eks? Kõik juhtus õhtul täpselt nagu tänane. Täpselt samasuguses metsas. Ja siis küsis vana poni. Kelle käes on roostes hobuse raud? Minu käes mitte. Sinu käes. Midagi läks kurku. Ma ei kartnud üldse. Hea lugu. Teadsin, et see sind ei hirmuta. See, kuidas sa tol päeval üle käru hüppasid, oled nagu mina. Kartmatu. Jah, kartmatu. Ära muretse, harulduse juures on sul täiesti turvaline. Minu arust on aeg põhku pugeda. Ära muretse, väike õeke. Meie telgis küll ühtegi vana poni pole. See oli jube naljakas, eks? Kuidas nad kõik vana poni kartsid? Mina küll mitte. See, et sa oled karm, täpselt nagu mina, kui ma sinu vanune olin. Ma viskan pikali. Tule, millal tahad. Pole midagi. Lihtsalt kujutlusvõime. Ja see ei ole vana poni kõmisev kapak. On seal keegi? Kelle käes on mu roostes hobuse raud? Kelle käes on mu roostes hobuse raud? Vikerkaaresööst sinu käes. Mis see on? Kas telgis on mingi putukas? Ma ei tea, kuidas sul oli, aga mina magasin nagu varsake. Maailma parim öö. Tore, et hästi puhkasid, meil on pikk matk ees. Pingutus on seda väärt, kui lõbusate koskede juurde jõuame. Jah, täiega. Kas ma higistan? Ma vist higistan. Aga asi on seda väärt, kui ma saan aega veeta oma väikse öega. Lihtsalt see käru tundub aina raskemaks muutuvat. Mind ei huvita, kui käru on sama raske nagu karimuulasid. Kui me edasi ei astu, läheb pimedaks enne, kui laagrisse jõuame. Pimedaks? Ma sõidan ees ja vaatan, et rada oleks puhas. Ma tean, et me ei taha pimeda peale jääda, eks? Minul vahet ei ole. Noh, tead. See on argade ponide pärast. Ära nüüd magama jää. Peame enne pimedat laagrisse jõudma. Sellepärast on väga oluline oma küna kaasa võtta. Ärge tulge siia. Minge ikka rada mööda, seal on palju parem kui põõsastes.
närvilisem kui õunaoss mahla pressimise päeval. Mis lahti 1004? Ei midagi, ma lihtsalt kuulsin midagi. Oled kindel, et kõik on korras, tundud veidi närviline. Tee lihtsalt trenni. Sa ju tead, kui oluline on vahepeal tagajalgu siirutada. Kas sul on abi vaja? Kui armas sinust. Aitäh. Milleks siis sõbrad on? Telke pole täna vaja. Läheme koopasse varjule. Vägev. Sügav pime koobas. Täiuslik loo jaoks, mida täna räägin. Meil on vaja ainult lõket ja oleme valmis alustama. Loomulikult. Ma olen kohe tagasi hunniku okstega, mille korjan süngest, pimedast ja üldse mitte hirmsast metsast. Aitäh! Nii, ma suudan seda. Loen 3 ja võtan oksad. 1, 2, 3. Oksake. Siin on külmem kui puiduhundivarba vahel. Kus see 1004 jääb? Aga palun, see on kõik. Rohkem ma ei leidnud. Tead, siin ei ole vist eriti palju puid. Sellest meile piisab. Istu siia vikerkaaresööstu juurde. Nii, kuhu ma jäin? Loo hirmus osa. Kuulge, mul on mõte. Mis oleks, kui mina räägiksin täna loo? Olgu, peaasi, et see jube oleks. Ükskord oli üks tõeliselt kena poni, kes elas väga valgusküllasel ja päikeselisel maal, kus iga päev sai näha vikerkaari ja palju rõõmsaid sõpru. Ära pane pahaks, aga see ei ole õige lõkkäärne lugu, kui keegi ei värise. Mulle on räägitud, et siinses metsas kummitab. Peata ratsu. Ta kappab ainult öösiti. Kui tal pead ei ole, kuidas ta pärglipärad siis näeb, kuhu läheb? Ta on peata, mitte ajudeta. Ja otsib pisikesi eksinud ponisid. Kus ta aju on siis? Õhk oli hirmust paks. Ja neist ei kuuldud enam kunagi. Mitte kunagi. Mitte kunagi. Ära muretse, sul on minuga turvaline. Ega veel ei ole aeg voodisse minna. Kardan küll 1004. Aga me ei ole lõkke ääres veel ühtegi laulukest laulnud. Mind ei pea küll 2 korda paluma. 99 tünni kaera on sul, 99 tünni kaera. 1 kätte võtta ja nahka pista, siis 81 tünni on sul. 41 tünni kaera, 1 kätte võtta ja nahka pista, siis 40 tünni kaera on sul. 1 tünn kaera, 1 kätte võtta ja nahka pista, siis ühtegi tünni kaera pole sul. Head ööd, magage hästi. Head ööd, head ööd. Kuidas oleks veel ühe lauluga? Keegi? Aga tantsuvõistlus? Ma tean, et sulle meeldib jalga keerutada. Kuidas oleks, kui sa istaks veidi sussi? Mul on geniaalne mõte, mängime peitust, kes tuleb? Ehk homme. Paistab, et sa üldse ei taha magama minna. Kas sellel on ka põhjus? Loomulikult mitte. Mulle nii väga meeldib telkida ja koos vikerkaaresööstuga olla, et ma ei taha raisata minutitki une peale. Tobe uni. See on lahe ja puha 1004, aga mina vajan küll uinakut. Ja kohe. See pole õiglane. Ma jään magama.
peataratsu mind kätte saab, ei kuulda enam minust kunagi. Ja ma tahan, et minust kuuldaks. Kõik on läbi. Soe tervitus sulle 1004. Princess Kuu, ma arvasin, et oled peataratsu. Sa eksisid, aga ma loodan, et ei pettunud. Sa oled peataratsust ikka nii palju parem. Aga mida sa siin teed? Kas sa ei peaks olema Ketterlotis? Ma olen ööprintsess. Seega minu ülesanne sinu unenägusid külastada. Jaa. Oota, kas see on uni? Aga see tundub nagu päris. Võid olla kindel, et magad sügavalt. Aga ärgates on see, mis sind kõige rohkem hirmutab ikka olemas. Peataratsu? Kas peataratsu on see, mis sind kõige rohkem hirmutab? Ma kardan, et Vikerkaaresööst saab teada, et ma ei olegi nii karm, kui ta arvab. Kõigil on hirme 1004. Iga poni peab astuma neile vastu omal viisil. Aga vastu astuma peab või õudusunenäod jätkuvad. Astu hirmule vastu. Princess Kuu? See oli vaid uni. Aga peataratsu pole. Vikerkaaresööst ütles, et ta elab siin nendes metsades. See on peataratsu hirmusirnatus. Nii, kui see on ilma peata hobune, siis ei saa tal suud olla. Ja kui tal ei ole suud, siis ei saa ta olla hobune, kes ponisid sööb, aga ikkagi. See on ilma peata hobune. Hallo? On siin kedagi? Kedagi peale peataratsu? Appi! Sain su kätte. Vikerkaaresööst, kas oled sina? Aitäh! Mida sa ometi keset tööd väljas tegid? Sul on aeg astuda vastu oma tõelisele hirmule 1004. Mul on väga kahju Vikerkaaresööst. Ma tahtsin sinuga aega veeta ja näidata, kui lahe ma olen, et sa mind oma tiiva alla võtaks ja õpetaks mulle kõike, mida sa tead ja oleks nagu suur õde. Aga siis sa hakkasid neid õudusjutte rääkima ja ma hakkasin kartma. Ma arvasin, et ma kuulsin peataratsut ja ma jooksin siia. Muud sa vist juba tead. Tead, ma räägin sulle midagi. Aga kui sa teistele räägid, siis ma eitan seda. Kui ma esimest korda neid lugusid kuulsin, kartsin mina ka. Kartsid või? Ikka. No ma sain sellest muidugi üle, sest ma mõistsin, et kui peataratsu on üldse olemas, siis saan tast hõlpsast jagu. Aga sa siis otsid kedagi, kes su oma tiiva alla võtaks, mis? Jaa, no midagi sellist sobiks mulle küll. Päriselt. Muidugi, kui sa lubad, et ei kuku rohkem keset ööd jõkke. Kokku lepitud. Õed-õdede vastu viimane, kes kose juurde jõuab, on hallitanud porgand. Kui sa seda just nõuad. Teeme ära! Nad arvavad, et teevad meile kahel ära või?
kelle käes on mu roostes hobuseraud. Siin see on poni nimel. Võta oma raud ja lõpeta oigamine. Aitäh! Kena päeva teile! Tõlkinud Käri Sõelsepp, teksti luges Karin Rask.